Jõu, siin. Olen jälle garaažis. Päev on jõudnud õhtusse. Olen teinud veits asju ära. Ehk siis selle V8 mootorit pannud kolle külge. Õlifiltri ala ja mingid väiksed asju veel. Nüüd panen väljaske kollet külge. Ja siis on mootor valmis pukist välja tulema, et saaks külge panna hoovratta ja käigukasti. Ja siis ma hakkan seda kohe sealt ka auto peale tõstma. Nii, see sidur siia külge sai. Kui on küsimus, mis sidur see on, siis see on Trucks Racing ja Trucks Performance. Ma nüüd ei teagi, kumb ta on. Üks neist 765 M5 sidur tegelikult. Ja enne oli samasugune siin küljes ka. Panin lihtsalt järgmise, mis ma sahtist leidsin. Et see on ilmselgelt väga palju sõitnud tänaval. Ja see oli juba suht lohv, et panen järgmisest, sellega võtsin drifti autoga, nii et äkki on veits parem. Aga ikkagi proovin hoida seda projekti odavana. Ehk siis kasutan ära nii palju asju, kui mul lihtsalt on kuskil. Nii et ma arvan, et see on hea hetkel. Ja eks ma siis näen, kuidas see töötab sõites. Ja kui ikka väga halb on, siis peab ikkagi minema poodi ja ostma tutika. Näiteks Ust-Partsist saab osta seda asja vabalt. Ust-Parts on auto racing Eesti. Jep. Ma ei tea, kaugele me jõudnud olema, aga mootor on peal, sumps on all, kardaan on küljes, kütusvoolikud on küljes, keeran küünlad peale, käiasin juba ära, ehk siis käisin õlirõhudesse ilma küünaldeta ja nüüd panen küünlad peale ja siis laon süütupoolid peale, õhurugeja külge ja proovin, kus läheb käima. Aeg on nüüd sealmaal, süütupool on küljes, õhurugeja ripub siin, lüügiga mootor, vähendan ära uuesti vähendanduri ja vaatame, mis juhtub.
hääl on sama. Jõhker, lõpuks leidsin vea üles. Panin ju kokku tagasi, panin käima, hääl oli ikka sama. Ja siis käisin sõbra telgi auto pealt, võtsin vaha vända ja nukkaanduri, et välistamaks, et probleemi ei ole anduritega. Samal ajal käisin Mati Küüdi käest mootori aju. Ma seda veel proovida õnneks ei jõudnud. Ja tõstis ainult andurid külge, panin käima ja hääl on täpselt sama. Mootor käib üliühtlaselt, üli hästi, aga vale hääl. Ja viga on tegelikult ikkagi ülimalt jabur. Ehk siis see mootor on tulnud, ma ei tea, mis auto pealt. Plokikaaned on tulnud, ma ei tea, mis auto pealt. Igal juhul auto pealt, kus ei ole EGR-i. Ja seal Geneka kohal, kui on esiots sees, siis seda asja pole näha. Aga nüüd, kui viga otsides, see on ülilihtne. Seal taga on üks auk nüüd. Sinna auku käib tegelikult EGR-i toru ja teisel pool on selle koha peal pime. Et pime punn on ees ja seal on pime punn ees ja kui see punn siis on sealt ära lennanud, ongi tekkinud leke. Suht loll lugu, kuigi ma mõistan, et seda ongi väga raske leida, sest et käsi selle koha peale ei tiku. Sinna teavad ette õlitorud, kui see auto koos on ja kõik muu jama, nii et julm. Aga nüüd ma hakkan seda kokku panema ja leiutan sinna mingi pimed ette. Jep, tagusin sinna pimed ette ära ja nüüd see on vaikne. Tõstsin siia pisikese paisupaagi, enne oli mul siis E34 tulemüüri küljes olev paisupaak, mille probleem oli see, et kui midagi kapoti all oli, siis kogu haisil toas. Ehk siis siin kohas puudus see aknalaud, mis suunab õhku siis kapotist otse salongi. Ja nüüd ma siin timmin siia mõned voolikud ja siit pean siia radikulevusse torusse veel saama. Siis need on ka valmis. Siis teen ühe rooliuimu toru natukene lühemaks. Paar väikest muudatust ja asi hakkab valmima, saab esi otsa ette panna. Ja siis on juba väga lähedal ka proovisõit. Päris hea, seda lolli häält ei ole. Nina kakku ja väike kaapekas kuskil. Igal juhul. Ja nüüd tuleb kõige raskem osa tegelikult päevas. Kapott üksi peale tõsta. Suht kehva töö. Rehvid on täis jälle, aku keerasin kinni, klemmid ka, aku kinnitused panin korralikult kinni ja olen valmis siis sellega sõitma minema. Muidugi need õlised kaltsud tuleks ära võtta sellest, aga välja ma sõidan ikka ja.
sidur on imelik. Jep, see päev lõpeb nüüd sellega. Ma jõudsin Hävenga hakkamale. Lähen 5 minutiks ujuma. Sulistan kaldas. Ja siis võib öelda, et see päev on läbi ja see pidu lõpus sellega. Vees on käidud. Nii et veel on vaja kuskilt midagi süüa saada ja võib koju tagasi. No nii, asi on nüüd siis nii kaugele, et auto sõidab, aga sidur on kehv. Ma arvan, et teema on lihtne, et see varras, mis on töösliidri otsas, jääb mingisugune 5 milli liiga lühikeseks ja pedaali alla vajutust ei lahuta täielikult. Muidugi on jäänud variant, et tegemist on siis overclapiga ehk siis siduri ketas ja surveplaat on surunud ennast liiga sisse ja sellepärast ei lahuta. Kui nii on, siis tuleb käigukästkonna maha võtta, üle mõõta, midagi seal ringi teha ja siis uuesti kokku panna. Väike intsident juhtus veel. Kapotitross läks katki, kui ma tahtsin kapoti alla minna gaasitrossi pingutama. Nii et gaasitross on ka veits liiga lõdva, nii et see tuleb ära teha ja kapotitross, sidur, siis uuesti on see auto jälle normaalselt sõidetav. Ehk siis vaatame edasi neid väikseid asju, mida siin tuleb jooksnud kogu aeg tegema hakata, et neid saab ka edasi teada. Kui tahad nagu teada, kuidas sellega edasi läheb, siis muidugi sa pead panema siia alla like'i, subscribe'i ja jaga seda oma sõpradele, et siuke lahe tegemine on. Ja küsi kommentaaris küsimust ja ma proovin siis vastata. Edu teile igal juhul.